Tere taas, mina Ülle olen siin stuudios Taroka ja hakkan sulle edasi rääkima detsembrikuu energiatest. Ja tegu on üleüldiste energiatega ja võta siit jutust ja sellest tekstist see, mis sind kõige rohkem kõnetab ja millega sina resoneerud. Kui ma hakkasin vaatama seda detsembrikuud, siis mulle tundus, et see detsember on nagu inimene, kes kukub nagu koristama, korraldama, ja asju nagu ümber paigutama, et ta nagu sooviks ruumi tühjaks saada, ruumi tühjendada, et igas mõttes nagu ruumi juurde saada ja et seda dekoreerida, kutsuda artistid, katalaud hea ja paremaga ja vihtuda tantsu varaste hommikutundideni nagu unustamatult. Taoline kirjeldus võib olla mõnele inimesele nagu liiga palju ja ta ütleb, mina küll seda ei taha. Aga mõte on tegelikult see, et sa teed endale vaimses ja füüsilises mõttes ruumi, et veeta detsembrikuu lõppkokkuvõttes nii, nagu sa ise seda kõige paremini soovid ja sellisel moel, nagu sa seda kõige paremini tahad. Ka südame hingetasandil muutub detsembrikuu sees nagu klaarimaks, puhtamaks, selgemaks, langeb ära mingisugune emotsionaalne koorem. Mingisugune seisak võib lõpuks nagu kuskilt paku tagalt pääseda nagu liikuma ja saabuvad selgused seal, kus on olnud eelnevalt selline segadus ja teadmatus. Nii. Ja see on samamoodi sellise ruumi tekitamise aeg või kerguse tekitamise aeg selles südames. Ja sa tegelikult taipad, et ma tahan rahu. Ja see rahu on palju lähemal, kui sa tegelikult arvatagi oskad. Detsembrikuuses usalda taas oma intuitsiooni, sisetunnetust ja see on sinu kõige täpsem kompass. Ja kui sul on kalduvus pea ees hüpata elusse, haarata igasuguseid tegevusi või kuhjata igasuguseid tegevusi kokku, ühesõnaga, et palju asju on korraga nagu käsil, siis see on tõesti nagu võrratult hea aeg selleks, sest sind motiveeribki see, et nii aasta saab läbi, nüüd kohe ma hakkan puhkama, ma teen ainult need ja need asjad veel ära. Ja ka tegelikult see on nagu lumepalli efekt, et selle ühe tegevuse asemel, see on nagu lohepead on ju, et ühe raiud maha, 2 kasvab asemele. Sa ei saagi sellest rattast nagu välja, kui sa ise teadlikult nagu aega maha ei võta. Ja et siis ongi see sinu jaoks nagu selliseks õppetunniks ja õppimiseks, et oskaksid ise analüüsida ja mõelda, millisel viisil seda tempot aeglustada või kuidas mingisugust olukorda nagu paremini nagu lahendada. See näitab ette sinu enda probleemi või enda sellise sisemise sellise kupja, piitsutaja sinu enda sees. Ja õppimise koht on siis see, et sa teadvustaksid endale, et sa oled ka väärtuslik siis, kui ei rapsi ennast pooleks põhimõtteliselt. Siis detsembrikuu sees selline kuidagi loovus tärkab inimestes, nagu lilleõis läheb õide on ja et loovus tärkab, sind kõnetavad rohkem värvid, sõnade kunst, see viib sind rohkem uute ideede juurde ja sellised tulevad täiesti nagu inspiratsioonilained ja hea aeg ongi siis kohe visandada, üles kirjutada, üles märkida, mingid kavandid teha ja projektid idanema panna. Siis ma ei saa ikkagi üle ümber ka fookuse kompassi kaartidest.
mis on sündinud koostöös väikeettevõtjate mentori Kadri Keerme ja assistendi Külli Lemberiga. Ja siin on 56 kaardi, 56 originaal minu maali ja teise pool on siis tekstid koos küsimustega, kus sa vastused leiad ise enda seest ja need on loodud ettevõtlikele inimestele. Ja ma võtan siit ka kaardi, et kuhu siis ettevõtlikel inimestel fookus siis läheb või kuhu siis fookus seada. Detsembrikuus. Nii, vaatame siis selline. Kõik on võimalik, kaota kõik piirid. Ja mina rääkisin, et ruumi tegemine ja siin on kaota piirid. Et teistsugune lähenemine jällegi. Ära mõtle kastist välja, vaid vabane kastist. Need on need samad ideed, visandid, kavandid, projektid. Astu piiratud kastist välja piiritusse võimaluste maailma. Kõik võimalused on avatud ja neid on alati mitu. Ja kui neid on mitu, siis see, kes sukeldub pea ees sinna virvarri, palju tegutsemist ja tegelemist, siis läinud lugu on ja. Kui sul poleks mitte midagi ja samal ajal kõik on võimalik, mida sa siis otsustaksid valida? Mida sa sooviksid luua? Milles sa siis otsustaksid alustada? Alusta algusest. Et vaata, milles sa siis otsustada, alustada. Et need küsimused ei ole siin ka niisama, sellepärast, et nendele küsimustele sa pead maha istuma ja päriselt nagu vastused leidma. Ja nii, siis töö ja ettevõtlusega on täpselt sama lugu detsembris, et seal toimuvad olulised sellised korraldused, et võib lõppeda mingisugune projekt, lõppeda mingi leping, lõppeda mingi koostöö ning see annab sulle indu edasi liikuda mingisugusel uuel moel, uuel viisil, uute inimestega. Või siis ta saabki see nagu kavand paika pandud, et vot, vaatame järgmisest aastast päriselt nagu hakkame midagi koos tegema. Et intuitsioon tööasjades on inimestel väga tugev ja sa saad aru, mida siis nagu tasub teha, mida ei tasu teha ja ka mõni selline vana eelnev kas töökoormus, töö ülesehitus, mingi struktuur samamoodi nagu muutub ja ta jätab ruumi kasvule. Et see tahes-tahtmata ütleb ka seda, et mõni võib tööst ilma jääda, aga sealt tuleb ruumi juurde, aega juurde ja see on kasvamise koht. Jällegi, et nagu see fookuse kompassi kaart oli, et vabane kastist. Et see vahest võib ka see töökoht olla nagu kast, millest sa oled nagu kinni või siis on mingi ruum on ka meil nagu kast, me elame kasti sees kogu aeg, ainult et ei ole pappkast otseselt. Nii. Ja detsember soosib sellist vaba visuaalset mõtlemist. Kuidagi see silm haarab nagu hästi ja suu kõneleb hästi ja silm haarab hästi. Et ja selle tõttu on võimalik sellist väga mõnusat verbaalset väljendust nagu mina praegust täiesti jään jänni on ja ei tea, kas ma pean detsembrikuu ära ootama, et minu väljendus oleks nagu ladusam ja et ma saaksin ennast paremini nagu väljendada. Ühesõnaga, hea aeg on ka uuteks sellisteks pakkumisteks, uue aasta plaanide läbi arutamisteks ja ka kirja panemiseks ja ideede testimiseks. Nii et see ideede testimine samamoodi, et hakake juba detsembris uue aasta ideid testima, küsimustikke laiali saatma. Aktiivne inimene loomulikult detsembris töötab ennast üle, nii nagu enne siin jutt oli, ja siis ongi energialt liigselt nagu killustatud ja ei jõua ära oodata, millal see siis, ma ei tea, jõuluvaheaeg tuleb või puhkuseaeg nagu tuleb. Et sellepärast, et keskendutakse nii paljudele asjadele nagu korraga.
ja materiaalses mõttes võibki lõppeda täiesti ka olgu siis töö või eraelu selline üks kulurida. Et see iseenesest ju ütleb, et midagi nagu kaob ära või lõpeb ära, mingi leping lõpeb ära, mingi kohustus saab läbi, keegi maksab laenu ära, on ju. Et ja samal ajal võib tekkida selline väga selge taipamine, et kuidas raha sinu ellu tuleb ja mis siis tegelikult viib selle raha välja, kuidas ta välja läheb ja mida sa tegelikult sellest rahast siis mõtled, mis siis välja läheb. Et kas raha tulebki ainult raske tööga või ta võib ka kerge tööga tulla. Et kuhu see raha siis kaob? Kuhu toob lisavõimaluse raha teenida, mingi kingituse või sellise soodsa pakkumise, ma ei räägi nüüd jõulukingitustest. Ja aasta lõpus on mõistlik teha rahaline kokkuvõte ja seada selged sellised suunad ja raamid uueks aastaks. Võtan ka, et mis siis on nende rahahirmudega seoses, kuidas rahahirmudest üle saada. Nii, see kaart vaatame. Sinna, kus on sinu tähelepanu ja fookus, läheb ka sinu energia. Ühesõnaga, kui sa kogu aeg räägid, et raha ei ole ja raha ei tule ja kõik teised võtavad raha ära ja kogu aeg sulle määritakse midagi pähe, siis nii ongi. Ja sinna läheb sinu tähelepanu ja sinna läheb sinu raha, nagu lõputa auk. Mis võtab sinu energiat, see sama jutt võtabki sinu energiat. Mis annab sulle energiat, hakka rääkima teist juttu. Isegi kui sulle ütled, et see ei ole ju nii, kuidas ma saan seda rääkida, aga hakka uskuma seda. Kuskilt peab ju alustama. Inimest, kes on otsustanud olla õnnelik, ehk siis ka külluslikum, ei saa muuta õnnetuks, ei saa muuta vaeseks. Nii, väga äge. Et ma tõmban siin neid juhuslikke kaarte, et siis on tore vaadata, et mis sealt siis tuleb. Siis suhete poole pealt detsember samamoodi ta vajab nagu ruumi, aga samas ta vajab kallistamist, hoidmist, silitamist, paitamist, väljendusvormi, värve, satsi, sära. Et see ongi nagu läheduse ja mõistmise kuu ja rahutunne tekib või tuleb tagasi või räägitakse mingi asi selgeks või et see toob uuesti nagu selle rahu ja armastuse uuesti nagu tagasi. Ja südame tasandilt võibki midagi täiesti nagu üles kerkida, mis teeb suhte tegelikult tugevamaks. Kui on olnud sellist natukene nagu vaata pusletükid ei loksu hästi kokku, et siis kuidagi see süda tahab rohkem kuulda, et siis rääkige üksteisele häid sõnu, otsige üles see põhjus, miks te kokku saite kunagi või mis sulle teise inimese juures väga nagu meeldib. Siis samamoodi, et kuna see on hästi jutukas kuu, detsember, siis keegi võib lobiseda välja mingi saladuse. Et kui ta ei ole nagu päris saladus, siis pole sellest hullu. Aga kui ikkagi nagu on, siis sellest võib nagu pahandus tulla. Keerulisemates suhetes võib-olla ei tuleks nii palju nagu venitada. Inimesed otsivad armastust ja seetõttu keerulisemates suhetes võitakse rohkem ka nagu petta või flirtida või vaadata nagu vasakule. Ja see toobki tegelikult nagu selguse, et kas ma tahan siis selle inimesega koos olla, kellega ma praegust olen või ei taha. Et ärge kiirustadage detsembris võib-olla siukest nagu lõplikku otsust nagu tegemast või kui te olete seda juba ikkagi pikalt kaalunud, siis tehke ära. Ja. Et ausad vestlused, ükskõik kui rasked need siis on, et ikkagi võiks need nagu maha pidada selle detsembrikuu sees, sest see on nagu rääkimise aeg. Siis vallaliste puhul on kuidagi nagu sügavamad ja küpsemad kaardid tulid siit välja, et see näitab ka seda, et tegelikult tahetakse rääkida, suhelda ja kui sa juhtud siukse, ise oled jutupaunikon ja sa satud sellise teise jutupauniku otsa, siis on kõik hästi, et saate mõlemad nagu korda mööda nagu rääkida. Aga kui mitte, siis sa võite ise
võib-olla ära väsitada oma jutuga, on ju, et eks sa pead vaatama, kus maalt see piir nagu tuleb, aga tõenäoline on leida sellist nagu siukest kas küpsemat või lõbusamas keskkonnas lihtsamate teemadega, mitte minna siukeste globaalsete teemadega siin poliitika ja rohemajandus on, et võib-olla hoopis siukeste et sa võid sellega alustada, aga mitte süvitsi minna, vaid siukeste kergemate teemadega edasi liikuda, et siis on täiesti võimalus leida sellist väga ägedat suhtluspartnerit. Et mine tea, mis sealt võib edasi minna, et kas armumisest läheb ka armastusele asi edasi. Tervise poole pealt, kuna on selline ruumi tekitamise kuu, siis tervise poole pealt keha tahabki ringutamist, sirutamist, haigutamist ka. Et vaat see lihaste lõdvestamine on ja. Et siis, aga et kergesti tekivad ka pingete korral ikkagi nagu kael, turi, kõik see pool läheb väga kergesti nagu pingesse, võivadki tekkida ummistused, mõistus jookseb kokku, nagu mul praegu sõnad jälle said otsa, on ja. Et samamoodi on seedimine, lümfisüsteem, mis vajab võib-olla, mitte ei vaja, vaid annab märku endast, on ja. Et see lihtsalt viitab sellele lahti laskmisele ja ruumi tekitamisele, on ja. Ja samamoodi, et kaua sa jaurad ühte ja sama juttu, on ja. Et lõpeta ära, tee ruumi uuele tekstile, et vaheta plaati. Vii fookus kuskile mujale, on ja. Et siis kehakaardid ma ei võtnudki juurde, et nüüd võtan, ulatasin ikkagi võtma, ja. Et ja siis võivad ka vereringe häired ja siuksed ummistused, sopistused, kõik, see on kõik jälle kinni hoidmisest, et siis sa tead, kui need tekivad. Võtan siit kehakaardidest ka ühe kaardi. Vaatame, mis siit tuli siis. Stabiilsus. Kas tunned viimasel ajal kõikumist üldises energiatasemes või emotsioonide tasandil? Ja väga emotsionaalne see kuu tuleb ka. See võib olla märk, et keha vajab stabiilsust. Organism on tasakaalus, kui kõik organid, süsteemid ja rütmid on stabiilselt kooskõlas. Nii. Paremale enesetundele, elujõulisele organismile saad kaasa aidata luues stabiilsust. Stabiilne ulerütm, kindlad söögikorrad, regulaarne treening. Et hästi lihtsad tavalised asjad. Järelikult selline nagu lihtsate asjade juurde tagasi tulev, need lihtsad rõõmud, lihtsate asjade juurde tagasi tulemine. Ja. Ma nüüd kordasin ennast, aga annate mulle vast andeks. Nii, aga ma võtan korra siit ka tervise, ma tahan ka katsetada lihtsalt, et kas see fookuse kompass, kuidas ta tervisega, ma ei ole varem võtnud, et nad on ju ettevõtlikele inimestele, et ettevõtlik inimene ju tervise eest hoolitseb ja et mulle ka nagu esmakordne, et detsember ja tervise pool. Kujutad ette, võtsin täpselt sama kaardi, on ja. Sinna, kus on sinu tähelepanu ja fookus, läheb sinu energia. Sul on alati valik, mida oma elus toidad ja kasvatad ning kuhu oma ressursid suunad. Inimest, kes on otsustanud olla õnnetu, ei saa muuta õnnelikuks. Enne ma lugesin pool sellest tekstist ja nüüd ma lugesin põhimõtteliselt nagu teise poole, sest ma valisin, et ma loen ainult need asjad ja nüüd ma valisin, et ma loen need teised ka järgi. Et see tähendab seda, et see kaart on väga oluline. Ma arvan, et kas sa näed siit, siin on siuksed inglid, ilmalind vares, ilmalind mind väga kõnetab, et toob siuke vare, selline kõige targem lind toob need uudised ja saladused kõik. Ja. Sina võid mõelda, mis see sinu jaoks tähendab, sellepärast, et fookuse kompassi maalid või need pildid siis töötavad metafoorkaardi meetodil, et on küsimus ja siis see kaart, mis sa võtad, et
et mida sina seal näed, esimene mõte, emotsioon, tunne ja see ongi sulle vastus ja see töötab siis selle tekstiga koos, et nad käivad nagu käsikäes. Nii, ja ma panen selle fookuse kompassi kaardide lingiga siia manusesse või sinna alla lingi panen ka, et te saate nagu lähemalt neid uudistada. Et need ei ole otseselt nagu tarokaardid, vaid need on ikkagi sellised või ennustuse kaardid, vaid need ongi konkreetsed nõuanded, soovitused ja sa said ka natukene aimu sellest, et kuidas neid siis kasutada saab. Ja ma arvan, äkki kui ma jaanuari teen selle video, et ma arvan, et ma võtan siis ka, et need nagu mängusi ja teiste kaartidega mängu, et tore on nagu erinevaid kaarte nagu välja võtta ja vaadata, et siit tuleb see, et ja kuidas nad nagu omavahel nagu kokku miksivad, et mulle meeldib see kaartide omavaheline koostöö. Nii, ja kuu kokkuvõtteks siis, et see detsember avab nagu lilleõis on ja puhastab nagu ühe korraga, et vaimselt ja füüsilises mõttes see on natukene nagu koormus inimestele ka siis, et midagi lõpeb, midagi jälle algab, süda muutub kergemaks, kes laseb nagu südamest lahti on ja sa lubad sellel juhtuda, lubad asjadel lahti lasta või lubad endal lahti lasta. Ja sa kuu lõpuks tead nagu täpselt, et mida siis uude aastasse kaasa võtta, mida mitte ja millest loobuda, et see on sinu enda valik. Nii, selline sai siis detsembrikuu ennustus, detsembrikuu prognoos ja kohtume juba 2026 jaanuar. Ole hoitud ja kaitstud!